Vanarahva tarkus ütleb, et mehed armastavad kõhu kaudu, naised kõrvade kaudu. Aga kas, ma ei tea, kuidas on võimalik määratleda inimese armastuse keelt ja seal on neid variante on minu arust. Ja seal olid kingitused, puudutused, teenimiskunst on ju. Rääkimine vist või see mingi komplimendid või midagi taolist. No, et ilusad sõnad, eks ju, et eriti mina pean ütlema küll, et mingis osas ma seda teooriat usun. Sellepärast, et mina olen hästi suur puudutaja, mina olen hästi suur kallistaja, mina vajan hästi palju lähedust. Aga see on ka tulnud minu lapsepõlves, sellepärast, et ma olen perekonnas laps, ma olengi hästi ära hellitatud ja ma olen oma vanematelt saanud väga palju lähedust. Aga siit ongi mul selle asja vastu on olnud. Meile nagu lapsepõlvest. Aga näiteks, kas on olemas naist, kes armastab oma meest ja ta ütleb, et puudutus lihtsalt ei ole minu armastuse keel. Jaa, loomulikult ta võib öelda, et aga minu jaoks on hästi oluline see, et me teeme midagi koos, ehk see kvaliteetaeg. Ja siis ta tunneb, et mees teda armastab, et mees tuleb temaga koos kaasa shoppingule. Aga puudutada ei tohi. Aga näiteks puudutada ei tohi, jaa. Aga need ongi sellised asjad, aga millele tasuks ka nagu mõelda, meie armastuse keel elu jooksul võib muutuda. Näiteks me oleme ühe partneriga koos, ta ei oskagi meid kallistada või ta ei oskagi meid suudelda või ta puudutab kuidagi hästi robustselt ja mul on valus ja ebamugav. Siis ma ütlen, ei, puudutus pole minu jaoks. Ja siis tuleb mõni mees või naine sinu ellu, kes teeb seda lihtsalt nagu nii imeliselt, ta oskab siin niimoodi puudutada, et sa tunned, et sul lihtsalt jalad tõusevad maast, et sa lihtsalt justkui oled üks koos temaga. Ja siis ongi, et vau, aga näed, kuidas niimoodi saab olla. Mis on hästi huvitav, mulle meeldib see inimese erootiline plaan, et see erotic blueprint on ju. See on nii huvitav teada, et missugune on sinu partneri erootiline plaan. Et mis teda erutab on ju. Et kas sa oled nagu seksuaalne tüüp, kas sa oled erootiline tüüp on ju, kas sa oled segutüüp, kas sa oled kinki tüüp. Ja seal on samamoodi. Aga mis on näiteks seksuaalsuse ja erootilisuse vahe? Erootiline on selline, et ta vajabki ette sinna sellist nagu malbust ja kuidagi võib-olla luuletuste lugemist ja siis läbi selle mingi tõrna puudutust, eks ju. Seksuaalne tüüp on see, et ta tahabki kohe, et sa nagu tuled ja sa võtad teda ja sa kohe nagu ligined talle pigem nagu võib-olla intensiivsemalt ja väga julgelt. Erootiline on selline nagu vaikselt hakkab alles see nagu üles nagu kerima sinu sees. Ja siis meil inimestel on ka olemas nagu sinu seksuaalset erutust, mis tekitavad juurde, ehk selline nagu, mis annavad sulle hoogu, või need, mis sind pidurdavad. Näiteks mõne naise jaoks võib olla selline, et ta on juba jõudnud oma partneriga kuskile nagu nii mõnusasse kohta, ja siis ta vaatab, et mehel on varbakünnad lõikamata. No täielik pidur, tal on täiesti null, ja mees ei saa aru, mis juhtus on ju. Või on näiteks mehel niimoodi, et talle meeldib see naine, et on nagu nii äge ja siis, ma ei tea, naine lihtsalt pole näiteks nagu duši all käinud. No täielik nagu. Ehk need meie gaasid ja need pidurid, mis meid nagu seksuaalses plaanis kas siis toetavad või siis vastupidi pidurdavad. Need on ka need asjad, mida me peaksime omavahel lahti rääkima. Ja näiteks mõni naine ütleb, tead, minu jaoks kallis on nagu lihtsalt nii erutav, sul on teksapüksid jalas ja valge pluus, et kui sa niimoodi töölt koju tuled, ma tahaksin kohe sind ukse pealt võtta. Või et naine ütleb mehele, tead, et kui sa need kingad jalga paned, need on mingid vanamehe kingad, et kurat, nagu need üldse mind käima ei tõmba. Aga see on... Eesti Esu.